Tere, hea EKOS TV kuulaja ja vaataja. Tere tulemast kuulama meie tänast saadet. Oleme oma saadetes rääkinud tihti vitamiinidest, ensüümidest ja mineraalainetest. Mis need siis ikkagi täpsemalt on ja kuidas neid tarvitada? Sellest me hakkamegi täna rääkima. Mina olen Kadri Pekko ja minu tänasteks saatekülalisteks on tervikliku terviseuurija Agnes Laine ja taimetark loodusterapeut ning toidulisandite spetsialist Angeelika Somelar. Tere! Tervist! Tere! Ma tunnen, et see tänane teema on nii oluline teema, sest ma tunnen, et ma pean ennast ise teadlikuks vitamiinide võtjaks, toidulisandite võtjaks. Aga samas, kui ma nüüd päris aus olen, siis ma tegelikult ei tea, mida võiks koos võtta, kui palju võiks võtta, mida võtta hommikul, mida võtta õhtul. Et ma tahakski täna neid vastuseid siit meie vestlusest saada. Et sukeldumegi siis toidulisandite teemasse. Ja kõigepealt alustuseks. Millal te ise üldse hakkasite toidulisanditega tegelema või millal te ise hakkasite toidulisandid võtma? Kas te mäletate seda hetke, Agnes? Või miks hakkasid seda üldse võtma? Tegelikult mina hakkasin üsna ammu juba väga palju aastaid tagasi. Ja ikka selleks, et ma kuidagi tervist toetada, et ikka mingitel perioodidel on mingisugune probleem, et siis tahaks nagu looduslikema variantidega oma keha aidata. Et ei taha kohe nagu ravimite peale minna, et saab äkki hakkama ka taimsete lisanditega. Ja Angeelika, sina? Toidulisandina ma mäletan väga hästi, ma olin lasteaias ja kuidas meil oli pikk rivi lapsi ja siis käis söögitädi, kellel oli lusikas käes kalamaksaõliga ja kõik lapsed pidid seda suhu võtma. Ja ma kogu aeg püüdsin nagu hiilida sellest eemale ja kõigelt järjekorra lõppu jõuda. Ja ma pean ütlema, et see jättis minusse jälje, et ega siiamaani mul kalamaksaõli võtmine ei ole minu tugevaim külg. Aga ravimtaimi, ütleme siis vanasti ei olnud nad kapslis, täna on meil nad kapslis saetud. Neid ma olen ikka, need on minu lähedal olnud siis ikkagi terve elu. Et nii toidulisandina kui ka siis haiguste ennetamiseks, kui ka siis ka haiguste ajal juba vanad eestlased tundsid oma 300 erinevat taime, millest 100 oli umbes aastaringselt kasutuses, et mina kuulun ka sinna inimeste hulka, keda lihtsalt taimed huvitavad ja sellepärast on mul neid juba varakult olnud. Aga hakkame siis algusest peale selle vitamiinide hingeeluga, et mis need vitamiinid ja toidulisandid siis üldse täpsemalt on? Toidulisandid on nagu toit, ehk siis toitained, mida meie keha tegelikult tarvitab iga jumala päev. Ja võikski alustada sellega, et toidulisandid on näiteks vitamiinid ja kõige tuntumad tõenäoliselt on B-vitamiinid, C-vitamiin, D-vitamiin, mineraalained, näiteks seleen, tsink, kaltsium, magneesium, aga näiteks ka aminohapped, mis on tegelikult valgud ja nendeks on siis tavaliselt sellised näiteks arginiin, lüsiin, tryptofaan. Toidulisanditeks on veel need rasvhapped. Tuntum on omega-3, mis on hästi hea põletiku vastase toimega tegelikult ja me saame seda kalaõlist. Ja toidulisanditeks on veel tegelikult taimed ja taimsed ekstraktid, näiteks kurkumist ekstraheeritakse välja kurkumiin, mis on see tugev toimeaine, mis tegelikult siis meie tervist aitab ja toetab ja immuunsust tugevdab ja ka näiteks toon padarko, mis on sipelgapukoor ja Eestis hästi vastu võetud ja seda kasutatakse siis sellistes viirushooaegadel oma tervise, gripihooaegadel immuunsüsteemi tugevdamiseks ja ennetamiseks ja selliseks toetuseks. Aga toidulisandite alla kuuluvad veel ka näiteks ensüümid, et ensüümid aitavad seedida toitu
ja näiteks need inimesed, kes tunnevad peale söömist sellist raskustunnet kõhus, siis võib arvata, et neil võib olla mingitest ensüümidest puudu ja siis selle leevendamiseks siis võiks ensüüme tarvitada. Aga ensüümid on sellised huvitavad tegelased, et need on ka nagu valgud, aga see valk vajab sõpra, näiteks mineraalainet või vitamiini ja nad on, kui me sööme sisse õuna, siis ensüümid on need, mis selle õuna meie seedekulglas ära lõpuni nagu lagundavad ja vereringe kaudu viiakse nad rakkudeni. Ja ensüümid siis omakorda jällegi ehitavad uued rakud sellest ülesse, et nad nagu lagundavad ja siis ehitavad kogu aeg. Et hästi siuksed toredad tegelased meil siin organismis. Mitmekülgsed. Mitmekülgsed, jaa. Ja siis on veel probiootikumid ehk piimapea ehk on ja siis on veel sellised toidulisandid nagu probiootikumid ehk siis piimapeabakterid, mida on kõige rohkem leidub meie limaskestades, eriti seedekulglas ja nende funktsiooniks on kaitsta meie immuunsüsteemi patogeenide eest, aga samuti nad aitavad toitaineid seedida ja ka jääkained kehast välja viia, et nad on hästi olulised, et tuleb hoolitseda selle eest, et meil kehas oleks alati piisavalt kasulikke baktereid. Aga miks meie keha üldse vajab neid toitaineid? Kuna meie keha, kogu keha koosneb miljarditest rakkudest ja need rakud koosnevad omakorda just nimelt nendest toitainetest. Valgud ehk aminohapped, rasvad ehk rasvhapped, süsivesikud, mineraalained, vitamiinid. Need omakorda koosnevad Mendeljeevi tabeli erinevatest keemilistest elementidest, süsinik, vesinik, hapnik, lämmastik, fosfor, kaltsium, magneesium ja nii edasi. Ehk siis kogu meie keha on nagu keemialabor. Et kõik meie organid, nahk, kõik toit, mida me sööme, koosnevad nendest keemiliste elementide erinevatest kombinatsioonidest. Ja minust on hästi põnev mõelda, et me kõik asjad, mis meil on, koosnevad mingisugustest mikro- ja makroelementidest. Ja siis ongi, öeldakse, et meie keha, et see, mida me sööme, see olemegi meie siis. Ehk siis, et mida puhtamad ja kvaliteetsemad toitu me sööme, seda tervemad me oleme. Kui me ei söö ja keha jääb puudujääkidesse, siis tulevad ka haigused. Et näiteks meie lihased koosnevad valkudest, aga selleks, et organism saaks selle lihasrakku üles ehitada, vajab ta toidust seda valku ja valkudeks siis võivad olla muna, kala, piimatooted, aga kindlasti on need valgud ja proteiinid meil ka taimsetel kujul. Siis on olemas näiteks meie luud, mis valdavalt koosnevad mineraalainetest, näiteks kaltsium. Kaltsiumi me saame rohelistest taimedest, näiteks tillis on väga palju kaltsiumit ja ka magneesiumit sisaldab meie luud ja magneesiumi saame näiteks kakaost. Ja meie veri sisaldab väga palju rauda ja muide verel annab ka värvuse raud, et selle punase värvuse. Ja näiteks siis ka meie DNA, RNA, ka luud sisaldavad fosforit ja fosforit saame näiteks mereandidest. Näiteks ka meie aju ja rakud, raku ümber on membraanid, koosnevad valdavalt rasvadest. Selleks, et meie aju ja rakumembraanid saaksid efektiivselt töötada, nad vajavad rasvu ja selleks on näiteks oliiviõli, seemned, pähklid ja organism kasutab neid rakkude ülesehitamiseks. Samas loomsed rasvad, neid kasutab organism energia tootmiseks. Ja siis tooks veel näiteks vitamiinid.
meie rakud vajavad tegelikult kaitset igapäevaselt, et näiteks kui me teeme moosi, paneme purgi peale ja ta peab seal seisma ja ei tohi, et sinna õhk ligi pääseb, sest muidu hakkab see käärima ja hallitama. Samamoodi on meie rakkudega, nad tegelikult neid peab kaitsma mingi, et see hapnik ja need vabad radikaalid ei hakkaks meie rakke ära lõhkuma. Selleks on olemas vitamiinid, antioksüdandid, mis tegelikult igapäevaselt meid kaitsevad. Et toon näiteks ka veel sellise näite, et hästi oluline on C-vitamiin. C-vitamiin mängib hästi tähtsat rolli kollageeni tekkimises. Ja kollageen on ülioluline meil, sest kogu meie nahk koosneb kollageenist, et kortsud ei tekiks. Samamoodi on vaja kollageeni, et hoida meie hambad luu küljes. Ja mul on nagu nii huvitav, kui ma seda C-vitamiini lugu tegin ja uurisin, siis mul nagu kogu aeg, ma ei tea, sellel samal ajal mul tekkis nagu küsimus, huvitav, kuidas meie kõõlused püsivad luu küljes. No meil läheb siin on ju pealuu ja siis tulevad kõõlused ja kõõluste otsast tulevad lihased, on ju. Et missuguse ainega nad on seal pealuu küljes, eks ju. Ja nad on väga tugevalt seal, on ju. Ja see on kollageen. Siis mul oli siuke avastus, jumal küll, C-vitamiin ja kollageen, et kui olulised need on ju. Ja näiteks ka kõik veresooned on nagu kollageen, et kollageeniga nagu moodustunud, et see veri sealt veresoontest välja ei voolaks, eks ju. Ja siis vanasti oligi näiteks niimoodi, et kui meremehed läksid merele pooleks aastaks, siis neil oli seal kaasas liha ja võib-olla teraviljad, aga neil ei olnud vitamiine. Ja neil kindlasti kõik teavad neid vanu filme, et siis meremeestel hakkasid hambad välja kukkuma. See oli just nimelt sellepärast, et neil ei olnud laeva peal piisavalt neid vitamiine. Just skorbuut, just väga õige. Et kui tähtis on tegelikult see süüa C-vitamiini, et meil kõik kehas nagu hästi toimiks. Probiootikumid näiteks, kui me teeme antibiootikumi kuuri, siis need antibiootikumid ei tapa ära mitte ainult kahjulikke baktereid, vaid ka kasulikud bakterid. Seetõttu alati peale antibiootikumi kuuri tegelikult peaks tegema 2-3 korda nii kaua, kui see antibiootikumi kuur oli, ka tegema probiootikumi kuuri, et taastada see soole mikrofloora, et just nimelt, et ei kaoks ära see kaitse järgmiste mingiste viiruste või mingisuguste haiguste jaoks nagu. Aga sa siin loetlesid mõningaid vitamiine, aga millised need kõige tähtsamad vitamiinid ja mineraalained siis on? Vitamiinid jaotatakse tegelikult 2 gruppi. On olemas rasvlahustuvad ja vesilahustuvad. Rasvlahustuvad vitamiinid on näiteks A-vitamiin, K-vitamiin, E-vitamiin, D-vitamiin ja Q-vitamiin. Et näiteks D-vitamiin me saame päikesest. A-vitamiini on meil vaja silmade jaoks, K-vitamiini on meil vaja vere jaoks ja luude jaoks, Q-vitamiini, koensüüm Q10 on meil vaja, et toota energiat. Ja siis vesilahustuvad on siis meil B-grupi vitamiinid ja C. Ja B-grupi vitamiine me näiteks vajame südame, närvisüsteemi, lihaste jaoks. Ja C-vitamiinist me juba natuke rääkisime, et need on sellised enim tuntud. Ütleme, need ongi kõik vitamiinid. Aga mis see tähendab, see rasvlahustuv ja vesilahustuv? Rasvlahustuv tähendab seda, et selleks, et see rasvlahustuv vitamiin meil säiliks ja oma funktsiooni täidaks, ta vajab rasvu. Ja seetõttu tasub neid vitamiine, rasvlahustuvaid vitamiine süüa koos rasvu sisaldavate toitudega. Angeelika, kuidas vesilahustuvate vitamiinidega on? Vesilahustuvate vitamiinidega eeskätt on see, et organism tuleb nende omastamisega lihtsamini toime ja kui on ülejäägid, siis ta väljutab need uriiniga ja ideeliselt on nad omastatavad nii söögiga kui ka ilma. Okay. Ja siis tähtsamad mineraalained siis on näiteks tsink ja seleen, raud, magneesium, kaltsium, kaalium, jood, väävel, et näiteks tsinki ja seleeni vajavad meie kilpnääre, meeste hormoonid, siis ka näiteks tsink on ülioluline igasuguste haavade ära paranemiseks.
kaltsium ja magneesiumil on vajalik luudele ja lihastele. Kaltsiumist ma rääkisin just, et eks ju luud ja näiteks kui mehed käivad spordisaalis ja pumpavad seal lihaseid, siis kui näiteks meesterahvas tõmbab lihase kokku, selleks on vaja kaltsiumit, aga selleks, kui lihas lõdveneks, on vaja magneesiumit. Et see on ka nagu hästi huvitav. Et mõlemad vajalikud. Ja väävel on meil hästi oluline selleks, et viia mürkaineid välja. Ta aitab keha toksiine väljutada. Näiteks niisugused näited. Aga praegu me rääkisime siin toidulisanditest ja sellistest looduslikest ravimitest. Aga mis on looduslike ja sünteetiliste ravimite erinevus? Angeelika? Eeskätt sünteetika eesmärk on olla sümptomaatiline. Ehk et kui pea valutab, siis me võtame peavalurohtu, et seda valu ära võtta. Aga see peavalurohi ei aita meid võib-olla selle põhjusega tegeleda. Taimsed preparaadid või taimed üldse on eesmärgiga panna organismi ise ennast tervendama. Kuna paljud taimed sisaldavad väga palju erinevaid mikroelemente, vitamiine, siis nad võiks olla ka sünteetiliste ravimite korral toetavaks pooleks, et organism saaks siis toetatud ka vitamiinide, mineraalidega, et anda ressursse organismile mõne haigustekitajaga või probleemi tekitajaga toime tulla. Aga kui me saame kõik vajalikku toidust ja toidulisanditest kätte, siis miks me üldse ravimeid peame tarvitama? Oleks see nii, et me saaks kõik vajalikku toidust kätte, et siis ei oleks ju ka toidulisandeid vaja. Aga tulles sinu küsimuse juurde, siis haigused ei viia tulles, viirused ei viia tulles. Et teinekord on vägagi oluline sünteetilise ravimiga sümptomaatika võib-olla maha rahustada selleks, et anda organismile kas siis ajalist ressurssi või vaimset ressurssi või siis võtta maha see pinge, see valu selleks, et saaks hakata organismi üldse ennast tervendama. Ega arst ei tervenda meid, meie organism ikkagi ise terveneb ja erinevad toidulisandid on ka abiks erinevate haiguste puhul. Ja samamoodi ka erinevate haiguste puhul arstid teevad teile ka soovitusi, et millist dieeti näiteks pidada, et kuidas ennast toiduga toetada. Aga toidust ei pruugi olla alati piisav, siis on, nagu Agnes rääkis, vitamiinidest, mineraalidest, on mõistlik võib-olla toetada ennast juurde siis vitamiinide või taimse poolega. Ja kui me vaatame üldse, et meie Eesti taimi, siis meie Eesti taimed on hästi antioksidantsed, sest et meie pikad päevad ja lühikese tööd ja eeskätt just jaheda tööd mõjuvad meie taimedele väga virgutavalt. Ja meil täna on ikkagi väga suur valik metsikult kasvavaid, looduses kasvavaid taimi, mida ka EKOS kasutab päris mitmetes oma toidulisandites, et rikastada seda toidulisandit siis looduse endaga, ehk et parim apteeker on loodus, kes on pannud selle kombinatsiooni kokku erinevatest vitamiinidest ja mikroelementidest. Tuli kohe meelde meie rauakompleks, mis sisaldabki meil Eesti nõgest ja ta aitab palju paremini omastuda ka raual, kui ta on koos nii-öelda siis loodusliku preparaadiga. Aga räägime nüüd selle kohaga selgeks, et miks või kas on siis vaja ikkagi toidulisandid juurde võtta? See on selline mitme otsaga küsimus. Sõltub hästi palju selle inimese enda elustiilist. Sõltub kas alates sellest, et kas inimene kasvatab ise oma toidu, kas ta on poetoidu peal, kas ta valmistab toidu ise, kas ta tarvitab poolfabrikaattooteid, kas ta käib lõuna ajal näiteks väljas söömas või sööb karbist oma toidu. Ehk et kui sa ise ei ole seda toitu valmistanud, siis sa ka kunagi ei tea, mida see toit sisaldab, kui palju seal tegelikult nagu toitaineid sees on. Rääkimata sellest, et töödeldud toit ei sisalda kuigi palju vitamiine, kui on seal
temperatuurid juba üle 40 kraadi, siis C-vitamiin hävineb. Kui temperatuurid on üle 25 kraadi, siis ensüümid, mis aitavad meil seda toitainet omastada, lõhustada, hävinevad. Ja kui te väljas käite söömas, siis tavaliselt pannakse meile salatit garneeringuks, mitte ei ole see köögivili nii-öelda põhitoidus. Et selles osas täna vaadates, kuidas meie inimesed nagu tervikuna toituvad ja kui seda nii-öelda kiiret elutempot arvestades, siis ega me ei saa toitaineid kätte. Lisaks sõltub, et mida see inimene ise teeb, et kui aktiivne ta on, sportlased kulutavad kindlasti rohkem vitamiine ja mineraale. Ükskõik, mis haigusseisund on. Kui on teil mõni viirus kallal, siis näiteks kulub 3 korda rohkem C-vitamiini, kui te tegelikult vajaksite. Ja mõistlik oleks võtta seda juurde. C-vitamiin on ka selline vitamiin, mida organism ise ei produtseeri, et sa pead lihtsalt sisse sööma, kui sa ei tunne ennast hästi, siis sa ilmselt ei söö seda nii palju 6 sidrunit korraga ära, et saada oma selline 300 milligrammit C-vitamiini kätte. Samamoodi võime öelda ükskõik mis mikroelemendi kohta, et öeldakse, et ka kurgis on tsinki, aga 10 kilo kurki keegi päevas ei söö, et saada oma päevane annus kätte. Ja kui on jälle mingi terviserikke, siis eriti krooniliste haiguste puhul organism vajab rohkem tsinki. Tulles su küsimuse juurde veel tagasi, siis meie nii-öelda viljakad maad enam täna ei ole viljakad. Nad on üle kultiveeritud, seal on pestitsiidid, seal on väetised. Ma ise elan põldude kõrval ja ma näen, kuidas neid pritsitakse. Ja ma ei saa täna öelda ka enda kasvatatud toidu kohta, et see on puhas. Jah, minu eelis võib-olla on see, et ongi ellu suhtumine selline, et ma toodan ise oma mulla ja püüan midagi ise luua ja kasvatada ja vabast metsikust loodusest juurde hankida. Aga tegelikult inimestel ei ole see ju eesmärk, ilmselt tahaksid iga päev süüa normaalselt. Ja muidugi üks probleem, mis on ka, et meil on aastaringselt on suvi. Kui me läheme poodi, siis meil on puuviljaletid, on aastaringselt on puuvilju täis. Aga need puuviljad täna ei sisalda neid vitamiine, mida me neid tootame. Rääkimata meie enda peet ei sisalda täna enam rauda, et vanasti inimesed sõidki peeti selleks, et saada rauda juurde. Et ei sisalda enam ei rauda, ei C-vitamiini sellises koguses, millega võiks arvestada, et ennast igapäevaselt toetada. Aga miks ta ei sisalda siis? Sest me maa enam ei sisalda neid aineid. Ehk et meie maa sisaldab seda, mida me sinna paneme. Ehk et kui ühe sama koha peal maal ei anta puhkust, sest maa on kallis, maal ei anta puhkust, maad väetatakse ja me sööme sisse siis seda, mida me oleme ise millega me oleme maad toitnud. Ja Eestis järjest rohkem minnakse ka mahepõllumajanduse peale üle ja väga loodan, et meie riik jõuab ka järgi igasuguste doteeringutega. Ja inimesed on järjest teadlikumaks muutunud nii toitumises kui ka valikutes. Aga kui on mõni terviserike või mõni haigus, siis igal juhul on mõistlik toetada oma nii-öelda organismi ressursse siis kontsentreeritumal kujul siis taimedega ja vitamiinide ja mineraalidega. Aga kas selle kohta on ka infot, et ütleme, kui mul kõrval ongi põld, nagu sa ütlesid, ja kui seda väetatakse, et kui kaugele see jõuab siis, kaugele see levib? No, kui kaugele ta levib, sõltub ilmastiku tingimustes, et on ette nähtud, et seda väetatakse ainult tuulevaikse ilmaga, eriti need, kellel on mesilased, et seal piirkonnas, et need mesilased ja öösel peaks tegema, väetatama, et ma jään vastuse võlgu, kui kaugel see võib olla, et see 1 meetri võitlus käib põllumeestel igal pool. Aga Agnes on meid alati infoga nii-öelda varustanud, et kuidas need mürgid nagu üldse meie nii-öelda toidulauale nagu jõuavad. Et äkki sa räägid sellest poolest? Ja, et me tõepoolest saame tänapäeval toksiine nii paljudest erinevatest kohtadest, et õhu kaudu saame autoheitgaase. Nagu Angeelika mainis, siis meie toidud on tänapäeval pritsitud herbitsiidid, fungitsiididega ja samuti saame
kalade kaudu, mis kuna veekogud on reostatud ja toksiine täis. Toidud pakitakse plastmassi metallpurkidesse, sealt tuleb toidu sisse neid aineid. Neid on nii palju erinevaid kohti, kus me tänapäeval saame toksiine ja selleks, et keha nüüd neid toksiine tegelikult välja saaks viia, me vajame jälle omakorda toitaineid, milleks siis on näiteks jällegi väävel või siis need aminohapped, nagu valgud, mis siis seovad nagu neid toksiine ja viivad välja. Ja meie toidulaud tänapäeval ei sisalda nii palju neid ühendeid, vajalikke ühendeid, mis siis neid toksiine välja viiks, et nad suudaks üleüldse organismi välja viia. Selleks oleks hea tegelikult kasutada siis toidulisandite abi, kus siis on kontsentreeritud kujul toodud need toksiine välja viivad ained seal, et aidata organismile kaasa. Puhastumisele. Jah, puhastumisele kaasa, et need näiteks sibul ja küüslauk sisaldavad suurel hulgal väävlit, aga me ei söö igapäevaselt nii palju sibulat ja küüslauku, et see oleks piisav kogus. Samamoodi siis näiteks vetikad seovad raskemetalle. Väga hea toode on, kus on võilillejuur, takiajuur, maarjahakas. Need on kõik hästi toetavad just maksa, sest maks tegeleb toksiinide elimineerimise ja väljaviimisega, et siis nagu aidata organismile kaasa. Ehk siis sellised iga-aastased kehapuhastuskuurid oleks nagu meie tänapäeva oludes nagu väga olulised. Ja kui me vaatame, kuidas meie esivanemad toitusid, et kuidas nemad oma kehapuhastusi tegid, siis elades kooskõlas loodusega, siis kõik, mis kevadel tärkab, ongi organismiga puhastav. Samamoodi tarbitigi ka talvisel perioodil juurikaid rohkem, küüslauku rohkem, sibulat rohkem. Et elustiil oli olla loodusega rütmis. Täna me ei ole loodusega rütmis ja me peamegi, kuna me eeldame ja ootame endalt sama palju kui suviselt perioodilt, siis tööl peame käima, koolis peame käima, siis vajame me ka talvisel perioodil neid toetavaid siis mikroelemente ja vitamiine. Et sellest veel räägime pärastpoole ka, et kas erinevatel aastaaegadel ongi erinevad vitamiinid, mida oleks hea võtta. Aga kuidas sellega on, et kas te oskate ka mingid selliseid müüte välja tuua toidulisandite kohta? Ja üks tüüpilisemaid müüte ongi see, et me saame tänapäeval kõik toitained toiduga kätte. jah. Et pole vaja. Tegelikult ei saa just nimelt, mis Angeelika nagu rääkis, need põhjused ja eriti need, kes siis on nagu sõltuvuses just nagu nende supermarketite toitudest, kellel ei ole võimalik ise kasvatada puhtaid toitainete rikkaid taimi. Või kuskilt vanema juurest või tädi juurest luua. Ja kui ei ole seda võimalust, ega siis ei pea nüüd tähendama, et ma peaks ise enda siis organismi jätma nüüd siis laokile. Et ma igal juhul soovitan siis kaaluda mõtet ja nii-öelda kaardistada ära ja teha väike analüüs, et mida mul võiks puudu olla. Ja kindlasti tasub ju mahemarketitest ja üldse biomarket ja sellistest puhtamatest kohtadest nagu. Ja täna on ju need päris hästi töötavad need süsteemid ka, need otid nii-öelda, et otse tarbijalt tootjani. Või otse tootjalt tarbijani. See on imeline variant. Ja kurvaks teeb, et kuidas igal aastal ikkagi mädaneb meil väga palju õunu ära, kuidas inimestel jääb toitu üle ja samas ei jõua see, ütleme siis nii-öelda võib-olla, kes vajaks, eks. Et see süsteem võiks natuke parem olla meil on ju. Mis on need sümptomid, mille puhul ma võiks kindlasti toidulisandeid juurde võtta? No üks sümptomitest, mis on võib-olla kõige lihtsam, mida me kõik oleme kogenud, on väsimus. Ja talvisel perioodil me olemegi natuke unisemad. Ka puud on raagus ja ka karuott magab. Aga kui ta hommikul tõusete üles ja te tunnete, et ma ei ole välja puhanud selle ööga või sul tundub, et see on nagu pikka aega kestnud, et see ei ole nagu 1 nädala teema,
siis kindlasti võiks mõelda, et organismil on millegi puudus. No lihtsaim, millega võiks kohe nagu alustada või siis mida nagu võiks mõelda, on C-vitamiin. Nii nagu Agnes ütles, C-vitamiin on selline vitamiin, mida organism ise ei produtseeri ja kui me ei söö piisavalt C-vitamiini erikaid toite, C-vitamiini erikas toit võib olla ka kõik meie marjad sügavkülmast, et mitte jätta neid jaanipäevani, et tegelikult võiks iga päev süüa väikse peotäie marju ära ja juba te tunnete, et teil on energiat rohkem. Mis väsimusele kindlasti võiks meie laiuskraadil D3 vitamiin. D3 on energiat andev, toetab ka luid ja liigeseid ja me ei saa päikest nii palju ja päike, me teame, on kõik me teame, et päike on energia, eks ole. Mis veel on paljudel väsimuse põhjuseks on magneesium. Me kulutame selle lihtsalt ära. Võiks magneesiumi peale mõelda. Ja nagu enne Agnes ütles, et Q10 on energiavitamiin, ta on koensüüm. Süda kasutab muide 75% oma energiast Q10-st ja väga paljudel on ka rauapuudus. Küll rauapuuduse väljaselgitamiseks võiks perearsti juures teha testi, aga jah, rauapuudus tekitab ka väga sageli väsimust. Mida veel sümptomitest, mida nagu praegust inimestel ehk ümberringi vaadates läheb paljudel võib-olla tuge vaja on närvisüsteemi tugi. Et mõned inimesed magavad kehvemini, mõned inimesed tunnevad, et nad ärrituvad rohkem, mõned inimesed tunnevad, et nad lihtsalt ei jõua, eks ole. Et närvisüsteem on samamoodi süsteem, mis vajab igapäevaselt toitu ja närvisüsteemi toeks võiks olla B-grupi vitamiinid, nii nagu nad toetavad lihast, toetavad nad ka meie aju ja ka seedesüsteemi ja närvisüsteemi samamoodi magneesium. Aga kui te tunnete, et vajate ikkagi rahustamist, siis miks ka mitte EcoShell on olemas meelerahutoode, mis koosneb aminohapetest ja taimedest, et sealt nii-öelda tuge saada. Vahel lapsevanemad ütlevad, et kas lastele ka oleks midagi, mida võiks rahustavaks preparaadiks nagu mõelda või anda. No, esimene asi, mida nagu võiks mitte ainult lastele, aga kui on närevust rohkem, kui on pinget rohkem, stressi rohkem, siis võiks toetada oma seedesüsteemi heade bakteritega ehk probiootilisi baktereid ööseks võtta ja anda ka lastele, et EcoShell on vastavad vanusegruppidele need probiootilised bakterid loodud ja kui on mõni seedesüsteemi häire, mis sageli käib kaasas ka närvisüsteemi häirega, et on kõht lahti, kõht kinni, puhitused, siis võiks samuti tarvitada nii probiootikume, võib lisaks, kui on magu, on tundlik libejalakat, kui on teil tunne, et teie toit ei seedu või teil on raske olla peale seedimist, siis nagu Agnes rääkis meil seedensüümidest. Samuti on subtilis, mis toetab seedensüüme või seedetegevust, aga olenemata, kas kõht on kinni või kõht on lahti, üks minu lemmiktooteid on soolepuhastus, et ta töötab mõlemat pidi. Ja kui on lastel eriti, on parasiidid, mis vajaksid võib-olla tähelepanu, siis on sageli on inimestel, kui on närvisüsteem kannatada saanud, kui on mingi põletik olnud, siis võib kandiida vohama hakata ja mõjutab samuti siis meie seedeelundkonda ja selleks on meil Zendiida. Muidugi on ka talvine periood on aeg, kus tuleks immuunsust toetada ja ega võiks öelda, et ega need enamasti need samad asjad sobivad ka immuunsuse toetamiseks, nii C-vitamiin, nii D-vitamiin, nii magneesium. Antioksudantide kompleks on hea kompleks just, mis toetab immuunsust tervikuna, et sa ei pea igast purgist eraldi võtma. Ja Põhjamaa inimestel ega ei ole siin salata, on 100 erinevat luuliigese haigust ja meie luud ja liigesed vajavad tuge. Meil on nii liigeste kompleks kui ka samuti on C-vitamiin, D-vitamiin,
D-vitamiin koos K2-ga on hästi oluline ja magneesium liigaste toetuseks. Miks Põhjamaa inimestel siis? Kas see nagu päikese pärast? Või pigem ikkagi ei ole meil piisavalt seda D-vitamiini, et me ei võta seda aastaringselt ja me koormame ennast üle, andmata endale puhkust, andmata endale piisavalt ressurssi taastumiseks ja sealt hakkavad väikesed nii-öelda ebakõlad tekkima. Et ega inimesed niisama haigeks ei jää, enne kui inimesed haigeks jäävad, tegelikult organism annab meile palju-palju varem, annab tujudega, annab nii-öelda isudega tunda, eks ole, ja kui meil oleks aega seda märgata, et me ei jookseks oma nii-öelda elu läbi või päeva läbi, siis meil on ka aega sellisel juhul teha paremaid toiduvalikuid. Nii, aga alustame nüüd päris algusest, et kui mul on nüüd see tunne või teadmine, et ma peaks hakkama vitamiine, toidulisandeid võtma. Ma nagu tean, et see on kasulik ja ma olen valmis seda tegema. Millest ma peaksin nüüd siis alustama? No kõigepealt olekski vaja selgeks saada, mis seisus su organism on ja seetõttu oleks soovitav minna kas siis perearsti juurde või terapeudi juurde, kes siis saadab omakorda analüüse tegema. Ja näiteks Synlab on selline väga hea asutus, kus on väga palju erinevaid võimalusi teada saamaks, et mis olekus meie organism on. No, võtame näiteks vitamiinid, mineraalained, omega rasvhapped ja erinevad paketid, et saad teada, mis seisus su maks on, kilpnääre, munasarjad, seal on kõike, et tõesti tasub Synlabist neid aeg-ajalt tellida ja et aru saada, kus maal meie organismi seisund on. Ja kindlasti tasub ise nagu hästi palju tegelikult lugeda ja videosid vaadata, sest nii palju huvitavat materjali ja nii palju kasulikku materjali on, et mida rohkem sa nagu oled kursis, mis toimub või harid ennast, seda kergem on sul tegelikult enda tervisest hoolt kanda ja ka tegelikult tunda, et täna on kuidagi energiat vähe, et ma võtangi siis C-vitamiini või siis, et natuke kuskilt valutab, et võtan, ma ei tea, kurkumiini, sest kurkumiin on muide väga hea valuvaigisti. Ka Baudarco, laste kõrvapõletike puhul vägagi valuvaigistav. Ja, et selliseid toidulisandeid kiirelt võtta juurde, toetamus organismi on väga hea. Ega need toidulisandid või taimsed preparaadid väga suurt nüüd sünteetilistele preparaatidele alla ei jää. Et õigesti valitud, planeeritud taimeravi on kindlasti tõhusam, sest et ta annab ressursid organismile tervikuna. Ja ma usun, et te kõik olete kogenud, et kuidas meil, kui oleme haigeks jäänud, et kui palju kergendust toob näiteks pärnaõietee või kui kõht on natuke pinges, kummelitee või ehk et kõik need vanad head nipidega, need siis kuhugi kadunud ei ole. Lihtsalt tänapäeval nimetatakse, et kui neid ka toidulisanditeks, neid ravimtaimi samamoodi. Aga kumbasid siis eelistada? Kas kapsleid või tinktuure? Mis erinevus neil on? Kapsleid on väga hea võtta neil, kes ei talu mingisugust kibedat või mõru maitset, et ta lihtsalt peidab selle maitse ja isegi natuke lõhna ära. Et neil siis inimestel tasub neid kapsleid võtta. Kapsel ka nagu säilib kauem, kui ta avatuna, kui võib-olla vedelik, kui sa selle purgi lahti teed. Tinktuur omakorda jälle sobib neile, kes väga kapsleid neelata ei taha. Ja ta ka tõenäoliselt imendub ikkagi natuke paremini, kui võib olla kapsel. Et selles suhtes tasuks nagu vedelik jällegi võtta. Aga on olemas nüüd ka selline trend liigub liposoomsete toidulisandite suunas. Ja see, et liposoomid on väga hea just sellepärast, et väga paljudel inimestel ongi probleeme ainevahetusega. Ei jõua enam korralikult nagu toitaine tekkida ja õigesse kohta nagu jõuda, siis just see liposoom on see, mis aitab sellel näiteks C-vitamiini sinna rakku jõuda. Ja see fenomen on seal see, et see liposoom, lipiidid, see tähendab rasva, ehk siis see C-vitamiin on ümbritsetud rasvaga ja samamoodi rakumembraan
on tegelikult valdavalt ju koosneb, ma nagu rääkisin, rasvadest. Ehk siis liposoom ehk see rasv aitab selle C-vitamiini viia rakku paremini just selle rakumembraani rasvasuse tõttu ehk lipiidide tõttu. Et see trend on meil tulemas ja me liigume järjest rohkem liposoomsele maailmale lähemal. Aga kas need liposoomsed on siis ainult nagu vedelikuna või on ei, ka need kapslitena? on tegelikult kapslina ka, aga meil on ta vedelikuna hetkel vähemalt. Ja mis need bioaktiivsed on? Et mis selle samamoodi on nad natuke teistmoodi kui tavaline, ütleme siis sünteetiline vitamiin, sest ega vitamiinid võivad olla ka on taimsed, sünteetilised, bioaktiivsed, ehk et see vorm on hästi omastuv, et ta ei tekita, kes on tundliku seedimisega, et ta ei tekita siis probleeme. Ja võib-olla ma tooks natuke lisan juurde, et kui tavaline vorm, mitte bioaktiivne vorm on ma söön selle vitamiini sisse, siis ta peab tegema mitu reaktsiooni enne, kui organism selle vastu saab võtta. Aga kui sa võtad bioaktiivse, siis seal on need reaktsioonid juba tehtud. Ehk siis sa võtad selle sisse ja ta saab sul kohe minna rakku. Et see on see erinevus bioaktiivse. Et ikkagi siis nagu imendub või toimub ta imendub paremini ja kiiremini. Ja liposoomse puhul ta nagu jätaks seedetrakti üldse vahele, et ta jõuab otse nagu rakku. Ehk kõik see maohappe, mis muidu vitamiinist üle käib, et öeldakse, et liposoomse puhul see imendumisvõime on isegi kuni 90%, kui tavalise vitamiini puhul 35-45%. Ja siin veel omakorda sõltub, et kui hästi siis toitainete omastumine, kuidas ensüümide tootmine inimesel toimib. Ja meie just olemegi just selle suunitlusele, et pakkuda bioaktiivseid vitamiine, et keha saaks paremini vastu võtta toitaineid. Aga kuidas nende kapslitega on? Et millest need kapslid üldse tehtud on? No kapslid on meil, on nad pullulaanist, mis on tegelikult tärklise materjal. Ja ta on selline üks puhtamaid ja taimne ja üks puhtamaid materjal üldse. Ja ta siis nagu sulab kehas ära? Ja see sulab väga kiiresti ja ilma nii-öelda lisaprobleeme tekitamata, et kapslite materjale võib tõesti olla kuni plastikuni välja tänapäeval, et pullulaani peetakse maailmas üheks parimaks. Aga ütleme, ma tean ka inimesi, kelle jaoks on need kapslid nagu liiga suured, et nad ei suuda neid alla neelata. Et nende jaoks võibki olla siis lahendus need tinktuurid. Või, aga kas ka võib selliselt, et ta teeb selle kapsli pooleks ja saab selle pulbri vee sisse näiteks? Või? Ja ta teeb lihtsalt selle kapsli lahti ja lihtsalt võtab selle pulbri välja ja kui maitse on okei, siis tegelikult enamjaolt peaaegu kõiki meie tooteid võib lahti teha kapsleid. Välja arvatud võib-olla MSM, mis on võib-olla maole natuke, ta on kibeda maitsega ja ta võib-olla natuke võib ärritada magu või seda seede kulglat siin. Aga kas te olete mõelnud ka, et võiks tulla mingeid väiksemaid kapsleid või mingis teises formaadis? No oleme ikka mõelnud, aga praegu ei ole hetkel. Need ei ole isegi kõige suuremad, nad kuuluvad siiski veel väiksemate mõõtu, nad ei ole isegi keskmised mitte, et on suured, on ikka täitsa suured. Aga paljudel inimestel on kapslite neelamine võib olla väljakutseks rääkimata, et mõnedel inimestel on tunne, et miks ma seda kapsli pean sööma, eks ole, aga Ecoshi kapsleid küll tõesti kartma ei pea. Et sulanduvad kiiresti? Need sulanduvad ilma, et tekitaks mingeid lisajääke. Aga kuidas siis ikkagi võtta vitamiine, et mida võtta hommikul, mida võtta õhtul? Et ma ise tunnen, et ma tahaks teada selle kohta rohkem. Vitamiine üldiselt võetakse hommikul, seepärast, et nad siiski annavad energiat. Hommikupoole siis rohkem vesilahustuvaid, B-vitamiinid, C-vitamiin, rasvlahustuvaid, pigem nagu lõunapaiku, sellepärast, et organism tegelikult nagu võtab rasvu paremini vastu alates lõunast. Üldiselt hommikul on rohkem süsivesikud, võib-olla valgud, aga rasvad on raske seedida hommikul. Et pigem siis nagu lõunal ja siis võttagi koos rasva sisaldavate toitudega. Mis see rasva sisaldavad need vitamiinid olidki? Olid A, K, E, D ja Q vitamiin.
et D-vitamiini siis pigem lõuna ajal. Ja, no ta võib, seal on niimoodi, et ega ta võtab vastu ka hommikul, aga no see on niisugune, et kui sa tahad ikkagi nagu niisugust maksimaalselt, et siis ikkagi võtta nagu pigem siis jah, neid koos rasvadega lõunal ja teisi hommikul, neid esilaustuvaid. Mul ka osad inimesed küsivad, et aga ma sööngi hommikul, ma söön korralikult, et kas ma siis võin võtta, et mul on hommikul juba toidus rassa. Ja ikka võib, muidugi võib. Et võib võtta kõik korraga. Ja, võib. Aga õhtul siis mida võiks veel võtta? Õhtuti võiks võtta kaltsiumit ja magneesiumit, sest et üldiselt liha, kui võtad nagu magneesiumit, sest ta ju lõdvestab lihaseid, eks ju, et siis oleks hea seda just ööseks teha ja ta rahustab ka närvisüsteemi, et sul pole mõtet nagu olla seal lõtt või loid, eks ju, keset päeva. Ja ka ööseks tasub probiootikume ei võtta, et just oleks rahulik aega areneda ja siis hõivata seda soole seina seal kõhus ja ei tule nagu toitu peale kogu aeg, et ta saab segamatult seal kaljuneda. Aga näiteks ensüüme võiks võtta iga toidukorra eel või siis selle toidukorra ajal. Kui eel võtta, siis võtta mingi 3-4 minutit enne söömist. Näiteks mineraalid ise, teised mineraalid sobivad ka sinna hommiku lõuna paiku ja omega-3 näiteks, mis on jälle nagu rasv, eks ju, seda tasub võtta lõunal. Jällegi selleks, et keha võtab hästi vastu. Aga mitte nagu väga õhtupoole, sellepärast jällegi, et vaata, organism kasutab ju rasvu ka tegelikult energia tootmiseks, et ei ole vaja nagu õhtuks seda energiat üles nagu pumpata. Kõik sõltub muidugi selle inimese elustiilist, et ei saa päris nagu üks-ühele nagu öelda võtta, aga jah, põhimõte võiks olla küll niimoodi. Need on üldised soovitused, aga tegelikult on nagu kõik variandid nagu võimalikud, et toimib ka muudel juhtudel, et need on sellised üldsoovitused, mis on nagu täheldatud, et nii võiks kõige parem olla. Lõppeks iga inimene on hästi individuaalne ja võiksid proovida, et kuidas te tunnete ennast, et kuidas sulle sobib. See on samamoodi, et kui te sööd kõhu täis, siis eesmärk on, et ma saaksin toidust energiat ja mul võiks parem tunne olla, kui enne, kui ma sööma hakkasin. Ja see võiks ka vitamiinidega olla, et võib-olla kohe te ei saa aru, nii kaua kui depood alles võib-olla täituvad, aga mingite vitamiinide puhul, nagu C-vitamiini puhul ja Q10 puhul ja B-vitamiinide puhul, tunned kohe, et kas energiat tuleb juurde, et kuidas ma tunnen ennast. Aga millised toidulisandid peaks kindlasti eraldi võtma? Ei tohiks võtta koos. Kas on mingid sellised toidulisandid? No ikka on. Ütleme nii, et vitamiine üldiselt võib koos võtta. Et ajast aega on populaarsed erinevad multivitamiinid, sest inimesed ei viitsi erinevatest purkidest võtta. Ja sinna pannakse kokku nii mikroelemendid, rasvlahustuvad kui ka vesilahustavad vitamiinid. Mina nende suur fänn ei ole. Võimalusel võiks rasvlahustavad, vesilahustavad eraldi olla, aga siis peakski arvestama, et võttagi peale sööki, et koos söögiga, et need rasvlahustavad vitamiinid ja vesilahustavad vitamiinid vajavad erinevaid ensüüme ja erinevat aega lahustumiseks või omastumiseks. Ja mikroelemendid, nagu Agnes rääkis, ideaalis võiks jääda pigem teistest eraldi, aga on mõned mikroelemendid, näiteks tsink on niisugune mono mikroelement, keda võiks võtta eraldi, isegi niisugune võib-olla raud on kindlasti selline, keda võiks võtta võib-olla tunnike peale hommikusööki. Kindlasti mitte koos kofeiini ja taniiniga, nad ei lase raual imenduda. Rauda siis ei tohiks võtta Rauda ei tohiks võtta koos teiste mikroelementidega ja ka kohviga mitte ja ka ravarberiga mitte ja ka näiteks spinati smuutiga mitte. Aga joodi võiks hoopiski võtta 20-30 minutit enne sööki ja veiga ka kindlasti, et mitte kindlasti ka piimaga ja ka teatud juhtudel on täheldatud, et ka C-vitamiin lahjendab joodi toimeaineid. K-vitamiin on selline vitamiin, mis omastub ainult koos D-vitamiiniga ja sellepärast sageli on ka pandud K ja D kokku. Tegelikult on isegi hea võtta K, D, magneesium ja kaltsium koos, kui tahta nagu luid toetada, sellepärast, et D-vitamiin aitab selle kaltsiumi toidust välja võtta ja siis vereni viia. K-vitamiin võtab selle
kaltsiumi verest ja viib luudeni. Magneesium loob karkassi, kuhu peale siis see kaltsium tuleb. Et selline nagu tsükkel on. Ja transportijaks on tegelikult hoopis poor. Nii et nagu Agnes ütles, me oleme paras keemiakombinaat. Aga kuidas selle kohviga siis ikkagi veel on, et ütlesid, et ei tohiks koos rauaga võtta, aga kuidas kohv muidu on? Kohvi viib organismist välja mikroelemendid ja ka teatud vitamiinid. Et ma olen kohvijoodikutele ka alati öelnud, et te vajate rohkem tähelepanu mikroelementide suhtes. Et kui ja üks asi, mis on ka oluline, et mitte ainult kohvi, et kindlasti näiteks aminohappeid ei tohiks mullijookidega või mulliveega võtta, et ta ei lase ka sellisel kujul omastuda. Aminohapped on siis valgud. Valgud, jah. Ja et pigem võiks võtta palja veega ja ega kohvi on taimne kui ka teinegi. Et ega kohvi mõnele inimesele 1-3 tassi päevas on täiesti okei, on ju. Aga teisele inimesele ta tunneb, et näed, energia hakkab kaduma, võtab jälle kohvi ja energia hakkab kaduma, turgutab ennast jälle ülesse kohviga, ehk et ta satub nagu sellesse tsüklisse nagu nõiaringi. Selle asemel, et teeks ühe vitamiinirikka smuuti näiteks või võtakski purgist magneesiumi või C-vitamiini juurde. Et selles osas nagu kohvi on natuke saadanast, et ta viib mineraale välja, nagu ka muide tubakas, et suits viib samuti välja. Ja võib-olla veel siukesi nüansse tuues siis, et kes õhtul armastavad ennast rongi pealt maha aidata alkoholiga, kas siis kokteiliga või mõne õllega või paari klaasi veiniga, siis võiks arvestada, et nende mikrobioom on kogu aeg on löögi all, et ma soovitan, et nemad võiksid õhtul enne magama minekut võtta probiootikume, häid baktereid juurde ja hommikul kindlasti B-grupi vitamiine, sest teatud B-grupi vitamiin organism ka ei tooda ja kui on alkoholiga natuke liiale mindud, siis pohmell väljendub ka selles, et on B-grupi vitamiine vähe. Aga kui mul on siis, kui ma võtan toidulisandeid hommiku lauas, söön putru, võtan toidulisandeid, joon kohvi ka, siis see ei ole hea kombo. Või kuidas ma peaks siis tegema? No niimoodi ei saa öelda, et see on hea või see on halb. Mõne inimese jaoks on see täiesti okei, teise inimese jaoks on raha raiskamine. Aga kuskilt läheb sealt vahelt nagu see tasakaal, et leida seda tasakaalu, et ma võib-olla mikroelemente võtaks peale kohvi joomist. Et jooks kohvi ära ja siis võtaks. Ja mis see vahe võiks olla siis umbes cirka? Tunnikene, tund 2. Kohvi ringleb, minul ringleb ta näiteks 12 tundi, ma kohe tean, et ja mõnedel inimestel on see vähem, et inimesed on erinevad. Kas vitamiine ja toidulisandeid saab üle tarvitada? Saab kindlasti üle tarvitada ja saab ka ala tarvitada. Et seetõttu ongi toidulisandite peal juhendid, et kui palju siis tegelikult võtta, aga seal tasub nagu ka talupoja mõistus kasutada, et kes on nagu pisikesed ja peenikesed, et siis pigem võtta nagu vähem, kes on jälle suuremad ja täidlesemad, võtta nagu kindlasti rohkem. Vesilahustavad vitamiinide puhul väga ei ole vaja karta seda ületarvitamist, sest et kui organism ei vaja enam, siis ta viib uriiniga välja. Samas jälle rasvlahustuvate puhul on väga oluline jälgida, et see K-vitamiin on nagu verd paksendav, et siis et see ei hakkaks verd paksendama. Siis kindlasti just tasub stressi all vanemad inimesed, alkoholi puhul, Angeelika muidu mainis ka, ma lihtsalt kordangi üle, et siis krooniliste haigustega inimesed, et nemad kõik võiks tegelikult pigem rohkem võtta, kui et vähem, sest et organismil on nii juba päris suur puudujääk, et siis ei pea nii kartma ülevõtmist, et näiteks magneesium, et kuna meie taimed enam nii palju magneesiumit ei sisalda, aga samas organism ajab seda üle 300 protsessi jaoks, eks ole, siis nagu pigem just anda seda magneesiumit.
ja tasub ise ka nagu hästi julgelt jällegi nagu uurida ise materjale, et tekiks selline tugev tunne, et siin ma võtaks pigem rohkem, siin nagu vähem, et olla ka ise hästi teadlik, et kui palju mida võtta. Aga mille järgi ma siis, või kuidas ma endale valin siis vitamiine? Et kui ütleme, et ma tunnen ennast kuidagi tunnen ennast hästi, aga ma tahaks mingit toetust. Kus ma alustan? Kuidas ma siis nagu... Ega see valik on täna päris lai, et kui te apteeki lähete C-vitamiini ostma, siis võib seda C-vitamiini olla päris mitu meetrit, eks ole. Ja ECOSi tootevalikus on ju ka üle 60 toote. Ja C-sid on meil ka juba täna terve hulk, et mida nagu sellised lihtsad asjad, mida nagu võiks nagu tähele panna, et lisaks soovitustele ma soovitan ECOSi terapeutidega võtta ühendust, kui te tahaksite nii-öelda kõhklete, kahtlete, mida ja mille jaoks ja kui palju, et saate... Ütle siis kohe see e-maili aadress ka ära, et siis... terapeut@ecos.com. Aga mida ma ise oma lähedastele olen soovitanud, et kui ükskõik mida te ostate, et see ei käi toidulisandite kohta, et kui ma lähen midagi ostma, siis ma soovin, et see sisaldaks seda, mida ma ostma lähen. Ja nii võiks ka vitamiinidega olla. Et ta võiks sisaldada vähem mahuaineid, ta võiks olla bioaktiivne, nagu me rääkisime. Üldse igasuguseid lisaainete, pigem lõhna, nende maitse vaba, tugevdajad, paksendajad, jah. Et seal on terve pikk nimistu, mida kasutatakse siis kapsli täitmisel. Et kui seda kapslit, kui seda ainet on vaja siis täita millegiga, siis see võiks midagi looduslikku olla. Ja ECOSil on puhas riisijahu näiteks ainult mahuaineks, mis me niikuinii riisi sööme, eks ole. Et ei pea olema mingisugune sünteetiline või mingisugune magneesiumsteraat näiteks, et kunagi peeti magneesiumsteraati ohutuks, aga järjest rohkem teadlased jõuavad ka selleni, et pikemate siis kuuridena ka see magneesiumsteraat ei mõju organismile kõige paremini või magneesiumoksiid näiteks samamoodi, mida kasutatakse sageli. Ehk et üks asi, mida siis võiks jälgida, on mahuained, et neid võiks olla vähem. Eestis kõik loodud toidulisandid kinnitab Ravimiamet ja Põllumajanduse Toiduamet. Eestis on oma kindel siis reglementatsioon, mis ütleb, kui palju võib olla mingeid aineid toidulisandis, kui palju võib seda või seda vitamiini võtta. Kui tulevad tooted välismaalt, siis seal on teised soovitused, seal on teised doosid ja kogused, et siis viige ennast kurssi, et see ei pruugi teie kogus olla, et see vajaks võib-olla kindlasti momenti tähelepanu. Ja see toode võiks omastuv olla ja et me täna küll ei keskendu näiteks mõnele konkreetsele siis vitamiinile, aga ka mõne vitamiini puhul, et ta võib olla sünteetiline ja ta võib olla taimne ja nad teevad sama töö ära, nagu sünteetiline teeb sama hästi kui taimne, aga inimesed ei tea, et tarvitades seda sünteetilist vitamiini, võib-olla organism ei oska pärast ise enam antioksidante toota. Teatud puhkudel on see sünteetiline täiesti õigustatud, kui meil on vaja kiiresti näiteks mõnda haigusseisundit või viirust või mõjutada, aga igapäevaseks toeks võiks olla, et mida looduslikum, mida bioaktiivsem ta on, seda paremini ta omastub. Aga mida te soovitaksite lastele, rasedatele ja imetvatele emadele? ECOSil soovitaks kõiki meie bioaktiivseid vitamiine tegelikult, et enamus neist on ka neile lubatud. Imetamise korral küll peab vaatama, et mõned võivad mõjutada piimamaitset ja üldiselt on päris suur valik, mis neile ka sobib. Ja lastele samamoodi. Et ega lapsed ju kulutavad ka oma energia ära, et kõik see sama, mida me rääkisime, ka laste kohta ja samamoodi lapsed vajavad C-vitamiini, lapsed, kes liha ei söö, peaks kindlasti vanemad olema tähelepanelikumad, eriti B12 vitamiini
manustamisega ja ka D-vitamiin on lastele ülioluline. Need on nagu sellised kõige elementaarsemad. Ja Paudarko vist ka vedelikuna? Paudarko on meil jah, on nii vedelikuna, üldse lapsed alla 3 aasta ei peaks kapsleid tarbima. Paudarkot võib juba manustada sipelgapuu elukuust on ju. Ja selleks, et jah, meie viiruste popil ajastul nii-öelda ka hoiduda ja hoida ennast, Paudarko sobib sipelgapuukoor väga hästi. Aga millise vitamiine võtta erinevatel aastaaegadel? On mingi selline kuldreegel või kuidagi? Ei ole sellist otsest kuldreeglit pole, aga enamasti me ikkagi talvisel perioodil oleme rohkem tubased ja ei pääse õue nii palju ja ehk et see D-vitamiin on nagu hästi oluline. Ja kuna me nõuame endalt ka talvisel perioodil sama palju energiakulu kui suvisel perioodil, siis võiks olla C-d kindlasti juures. Sest et suvisel perioodil me ikkagi oleme õues rohkem, saame päikest rohkem ja me ka ei märkamatult sööme ka rabarberit ja sööme ka nii-öelda marju põõsa küljest ja sööme nii-öelda siis C-vitamiini rikkamaid toite. Võiks toidulisandikkus ravimitega võiks pidada kõhkluse kahtluse korral alati nõu oma arstiga, terapeudiga, apteekriga, aga mõni näide näiteks, et kui te kasutate verd vedeldavaid preparaate, siis omega-3 on samamoodi verd vedeldav. C-vitamiin on verd vedeldav, samuti meie mustpässik, chaga on verd vedeldav. Kui te tarvitate insuliini, siis ka mustpässik või lillejuur on ka veresuhkrut reguleerivad, et siis oleks hea, kui te ka oma arstile teada annaksite. Aga seda, et nüüd ravimitega koos ei tohi toidulisandit tarvitada, et seda nüüd ei ole. Et kui te kõhklete, kahtlete, küsige lihtsalt üle. Jah, sest tegelikult ju vaata need rasvad, valgud, vitamiin, mineraalid, need on toit ju tegelikult. Et sööma ju pead. Sööd sa niikuinii, isegi kui sa ravimid võtad, eks ju. Et see mingis mõttes on siis nagu müüt. Ja, see mingis natuke on ta müüt, aga taimede puhul kindlasti tasub seal alati kontrollida. Sest et K-vitamiin jälle vastupidi teeb meil vere, eks ju, paksuks. Ja ka nõges teeb meil vere paksuks, aga sõltub kogusest ja annusest. Mõnele inimesele on piisab vähesest ja taimemaailmas üldiselt kehtib selline reegel, et pigem vähem kui rohkem ja organism harjutada ja siis vaikselt tõsta doosi. Aga mis toidulisandeid te ise tarbite? No minul on praegu hetkel on päris suur hulk neid. Et mul on B-vitamiinid, C-vitamiin, magneesium, antioksudandid. Ja, no need ongi. Et see on päris suur hulk niikuinii juba. Ikka nagu vaatad, et peopõi on ikka täis nagu. Aga võtad siis neid korraga? Või võtad ikka ka ära? Natuke erinevatel aegadel, jah. Kui aega on, siis võiks ka, et kui ei ole nagu seda aega, et võimalust, et ma võtan oma mikroelemendid endaga lõunaks kaasa kuhugile, et siis võiks ikka 10-15 minutit võiks vitamiinidest väikse vahe ikka teha, et parem oleks. Ja Angeelika, sina? Millised sina võtad? C-vitamiini võtan talvisel perioodil, D-vitamiini võtan, hakkasin ka võtma K-d ehk D ja K-d koos, magneesiumi võtan. B-ga olen kuidagi laisk olnud, aga vahelduvalt võtan ka B-d ja omega-3, et need on nagu sellised praegused talvised vitamiinid minul. Ja omega-3 on asendamatu rasvhape ja elame küll kalariigis ja mereriigis, aga omega-3 puudus on ikka meil praktiliselt kõigil, et selles osas on ta nii ajutoit, veresoonte toit, lihaste toit, närvisüsteemi toit, et tasub omega-3. Meil on ka muide nüüd on vegan omega-3, et ei ole ainult kalamaksa baasil tehtud ja Ja lisaks kapslitena. Ja on kapslitena. Et ma ise ka seda omega-3 ja need on nii raske nagu võtta. Et ma olen praegu rõõmus. Et ma olen praegu rõõmus ja et ma sain oma omega-3, mida saab võtta. Aga kas te saate neid toidulisandid anda ka oma perele? Kas pere võtab samamoodi? Ja minul üks poiss vähemalt võtab, teine natukene on niisuguse reservatsiooniga.
ja üks isegi lausa nõuab, sest ta kuidagi tunneb, et need kiudained nagu ta paneb nagu kõik seal liikuma hästi pehmelt ja kõht ei korise ja siis töötab. Ta töötab siis ja et rahulik on tal seal koolipingis koriseb kõht, siis tal on hädas seal, et siis tahab neid kiudaineid, et siis hästi sobib. Mis see kiudained, mis see on siis täpsemalt? Soolepuhastus siis. Soolepuhastuse toode, jah. Aga aitäh teile. Aitäh sulle. Ja aitäh sulle, et sa meid taas kord ära kuulasid. Huviga kuulasin, et mind ennast see teema nii huvitab. Kas sa ise said midagi huvitavat teada, mida sa nagu just ennem ei teadnud? Jaa, ma sain seda teada, sest mina võtan hommikul, võtangi C-vitamiini, võtan D-vitamiini, võtan tsinki, et ma võtan seda tsinki ühesõnaga just koos ja ka nagu hommikul, et tsinki peaks hakkama ikkagi nagu lõunapikku. Võiks olla mono, jah. Aga no kui sa ei saa hommikul tee, siis enne kodust välja minekut olen mina teinud endale selliselt, et võiks väike vahe olla. Ja natuke infot ma olen siin varem ka teie käest juba saanud, et seda ma tean, et magneesiumit õhtul võtan ja et justkui nagu Angeelika on ka rääkinud, et see aitab nagu töölainelt maha saada ennast. No kellel jällegi võib-olla närvisüsteemil nagu pinge ka päeval, siis tegelikult ju võib ka võtta magneesiumit hommikul ja õhtul, et ta aitaks seda nagu närvisüsteemi fooni natukene nagu rahulikumana hoida. B-vitamiinid ka samamoodi näiteks siis hommikul ja magneesiumit. Magneesiumil ja magneesiumil on ka veel hästi suur vahe, et erinevad vormid mõjuvad erinevalt, et reonaat mõjub ajule, tsitraat mõjub lihastele, glütsinaat mõjub nii lihastele kui ka siis närvisüsteemile ja vastavalt sellele siis, mida on vaja rohkem toetada, siis tuleb ka plaan teha, et millist magneesiumi osta, et kui ma ka küsin oma patsientide käest, et millist magneesiumi te sööte, siis enamasti tuleb vastus, et seda kihisevat, ja see on just kõige rohkem mahuaineid täis ja kõige vähem magneesiumi on seal sees, aga mõjub hästi, et ostab ära küll. Aitäh teile. See teema on nii suur ja lai, et eks me kindlasti räägime veel vitamiinidest ja sellest kõigest veel ka teinekord. Sissejuhatus on tehtud. Sissejuhatus on tehtud. Ja, just. Siis järgmine osa tuleb mõne aja pärast. Ja aitäh sulle, kallis kuulaja. Ma loodan, et sa leidsid endale siit midagi. Said uusi taipamisi, teadmisi ja küsi spetsialistidelt nõu ka, kui sa hakkad võtma toidulisandeid. Et infot on palju ja toidulisandid on palju. Lihtsalt julge küsida. Aitäh sulle ja uute kohtumisteni.